Tere tulemast Meravita tagasiside TV-sse. Et meil on täna külas Esta Pilt, kes on tarbinud meie Meravita tooteid juba, ütleme, mingisugune 5 või 4 toodet. Ja selleks, et tema tagasisidet saame, siis olemegi täna siia tulnud. Et Esta ehk räägiksid endast pisut, et millega sa igapäevaselt tegeled ja kuidas sa Meravitani näiteks jõudsid? Tere, mina olen siis Esta ja olen Tartu Ülikooli spordiklubi fitnessi võistleja. Ja võistlen sellisel alal nagu body fitness, mis nõuab päris palju jõusaalitreeninguid, nõuab lihaste kasvatamist ja siis enne võistlust just selle rasvaprotsendi alandamist. Ja treenin kuskil 5-6 korda nädalas, enne võistlus isegi 6-7 korda nädalas. Et koormus on päris suur ja sellepärast just olengi otsinud ja tarbinud päris palju toidulisandeid, vitamiine ja nii jäi ka silma Meravita. Okei, ja kust ta täpsemalt siis silma jäi muidu? Tegelikult esimest korda märkasin Facebookis seda reklaami ja just tänu sellele, et seal oli võimalus teha individuaalne test ja selle järgi siis öeldi, et määratakse individuaalsed vitamiinid. Ja kuna ma seni olin täiesti umbes tarbinud, nii et võib-olla mul on magneesiumi puudu, võtame igaks juhuks rohkem ja et siis sai tehtud läbi selline korralik test, eluviiside, toitumisharjumuste, seal oli hästi palju küsimusi ja siis selle järgi tehti individuaalsed vitamiinid, terve komplekt, nagu soovitati. Okei. Et siis selle järgi nagu Meravita personaalset vitamiinitesti, et oled nüüd siis seda tarbinud, et kuidas oli siis nagu esimese kuud või selle tagasiside selle kohta? Jah, tarbisin kompleksvitamiine, siis soovitati veel liigestele, kuna teen hästi palju jõutrenni, liigeste kapslid ja kuna just oli võistluseelne periood, siis ma tarbisin veel fitness kapslid naistele, mis olid just nagu mõeldud treenivatele naistele. Ja veel ka intsi õli, omega 369 õli, mis on ka just südamele hea, on nahale hea, on liigestele hea. Nii et selles suhtes tundsin küll, et andsid jõudu juurde, kuna just toitumine oli piiratud võistluseelselt. Ja andsid jõudu juurde ja mis ma tundsin näiteks, et liigesed, mis kippusid ragisema, raksuma, kui muidu liigutasid, nagu hakkasid rohkem õlitatult tööle, nagu pehmed, enam ei raksunud niimoodi. Ja väsimust on ikkagi vähem, kui tarbida vitamiine ja mineraale lisaks. Et kõik see treenikoormus ja muidu tekitab ikka hirmsa väsimuse. Ja siinkohal vist ei maini veel seda, et aktiivsüsi tarbisid ju ka, et kuidas selle tagasiside oleks tegelikult? Ja kuna just toitainete piiramisega tekivad seedehäired tihti, kui seal paar kuud enne võistlusi on selline dieet, et siis tekivad siis kõhupuhitused, mõni toiduaine enam ei sobi nii hästi, et siis tahtsin just teha enne võistlusi selle detox-kuuri läbi. Et seedimine läks paremaks, ei olnud selliseid kõhupuhitusi, just mõtlesin, et ongi hea lavale minna, kui ikkagi kõht on selline lamedab, tühi, et sai nagu puhastatud ära organism. Endal on ka praegust detoxi kuur pooleli. Aga et satsa intsi õli, et see on omega 369, et kuidas see nagu tunda, et siiamaani oleme kalaõli tarbinud, et see satsa intsi, kuidas teile tundus see? No ma olen otsinud ka just mitte kapsleid, vaid õlisid, et lisada toidule just neid häid rasvu. Ja kuna see oli ka just selline vedelõli, siis sobis väga hästi ja dieedi ajal on väga hea nipp lisada just tervislikke rasvu oma toidusedelisse, kuna see võtab ka magusaisu vähemaks ja sellise nagu annab küllastustunde, et ei ole nii hirmsat söögiisu. Et selles suhtes tundsin küll, et ta on küll väike pudel, aga seal olid sellised väiksed kogused tuleb võtta. Võtsin 2 korda päeva jooksul ja tundus küll, et on päris hea. Muidu ma olin kasutanud kas linaseenõli või midagi sellist. Selge. Aga fitnesskapslid olid minu meelest viimased, mida sa tarbisid, et kuidas on nende kohta öelda, et kui fitnessvõistlused siin olid sul ja kuidas läks? Võistlused vormi sain päris heaks.
ja seal fitness-kapslites meil just see, et on rohelise tee, seal olid assaimarjapulber, just erinevad koostisained nagu, mis olidki mõeldud ka sellise dieedi ajal ja tugevate treeningute ajal. Et roheline tee võtab samamoodi söögiisu vähemaks ja aitab nagu seda kehakaalu alandada. Aga see on ainult positiivsed, et kas midagi konstruktiivset kriitikat on ka meil, midagi sellist, et mis Meravita võiks nagu edaspidiselt võib-olla kellega arvestada või mingit uut toodet või? No uusi tooteid on alati jah, hea kui turule tuleb ja ma arvan, et Meravital ongi plaanis järjest uusi tooteid turule tuua. Et lihtsalt võib-olla rohkem teavitust ja reklaami, sest väga paljud inimesed ei ole kuulnud, et tegelikult on ju tooted on väga head, lihtsalt kuidas nende inimesteni jõuda. Ja mis mulle meeldib veel, et on teadlastega koostöös need välja töötatud, on hästi puhtad looduslikud toorained, millest on need tooted tehtud. Ja see, et on arvestatud erinevate vanusegruppidega, ütleme meestele ja naistele erinevad tooted, sest tegelikult me oleme kõik erinevad. Just nimelt, me kõik olemegi erinevad. Aga Esta, siit ma annan sulle järgmised tooted, mida saaksid proovida. Et tegemist on nooruse kapslid, ilukapslid ja siis baobab. Need on küll iga naisterahva unistus, nooruse ja ilukapslid. Et väga hea. Ja siin on ka hästi erinevad koostised, ma olen neid juba lugenud ja nahale, küntele ja seda on väga vaja. Aitäh Meravitale! Aitäh ka minu poolt ja kui keegi on meie tooteid ilusti tarbinud ja on midagi head meile öelda, siis me tuleme teie juurde ja teeme ka teist video. Külastage Meravita terviseportaali www.meravita.ee